te näiteks alkoholi tarbite või see on täielik, et see on nagu mingis mõttes nagu kõige suurem mürk, mida poes müüakse, et ma ei teagi nagu kumb on. Üks suurimatest, mitte kõige suurem. Kõige suurem on siiski suhkur. No niimoodi saab, mis on kõige suurem, mis on kõige väiksem, mürk on mürk selles suhtes. Aga ei, alkoholi me ei tarbi. Aga kuidas te sellesse suhtute, et ütleme, et kas inimesel on võimalik üldse nii-öelda üles ärgata, kui tal on nagu alkohol ja mingi suhkur ja ütleme, kõik need asjad on nagu niivõrd kätte saadavad? Või see inimene, kes nii-öelda nagu lõpuks on ju valgustub, et see inimene peab olema ikkagi nagu hüperdistsiplineeritud, nagu mingi tänapäeva kõiki distractionid nagu eemal hoidma endast. Meil on 21. sajand. Et täpselt me räägime ka, et miks sa ei peaks kandma Bluetooth kõrvaklappe, miks sa ei peaks kandma mingid värvilisi trenniriidid, on ja, aga 21. sajand, üks peame surema niikuinii. Me ise samamoodi trennis kasutame kõrvaklappi, ikka kanname riideid trennis, on ja. Et jällegi asi ei ole selles, mida meie teeme, vaid et panna mõtlema inimesed. Aga miks ei peaks värvilisi trenniriideid kandma? Kõik mürgised kemikaalid, mis seda värvi seal hoiavad, imenduvad läbi naha su organismi. Vot see on täpselt see point nagu, et ma olen täiesti nõus kõigega sellega, et sa ei peaks endale igast jama sisse panema, aga lõppkokkuvõttes on, nagu ma rääkisin, vaata šokolaadikoogist on ju, et seda infot on nagu hästi-hästi palju ja ma ei saa nagu kõigele keskenduda. Üks päeme suureme niikuinii. Pigem nagu on see, et nagu teiste teadmisega vaata, et sa tead, mida see teeb sinuga, mitte see, et sa oledki nagu sõna otseses mõttes pime ja sa nagu ei ole isegi mitte teadlik, et nagu kuule, see on halb sulle tegelikult. Selle kohta muidugi öeldakse, et ignorance is bliss, et ongi vaata nagu see näide, mis ma tõin sulle enne, et see inimene, kes kõigest teab, aga ikka käitub valesti, sellel on nagu veel suuremad süümekad kui see, kes ei tea ja lihtsalt on loll on ja ma usun, kui sa tegelikult tead neid kõige hullemaid asju, siis sa hakkad nagu vältima neid. Et tegelikult ei ole nii, et sa tead ja siis sa nagu teed ikka seda näiteks, et sa tead, mida pannakse sinna krõpsude sisse, mida need asjad su organismis teevad, mida rapsiõli näiteks organismis teeb ja siis sa ikka lähed ja ostad. Et tegelikult sa hakkad hoopis teise pilguga toidupoes käima. Alguses on päris hirmuäratav, kui sa nii-öelda teed selle ärkamise läbi, lähed poodi ja vaatad, et ma ei saagi midagi süüa. See on mürk, see on mürk, see on mürk. No esiteks sul läheb poes mingi 2 korda rohkem aega, kui sa hakkad kõiki neid silti lugema. Aga see on ainult alguses. Sa ju loed ühe korra läbi. Ja nojah, siis see enam ei osta seda. Eesti esu.